ja ülemine freespink muutub tegelikult alumiseks. See võimaldab meil peenemat seadistust, keerukamate profiilide loomist. Põhimõtteliselt on mõistlik hankida veel üks freespink. Töötamine freespingiga võib meile tegelikult ka raha säästa. Laua kokkupanekuks kasutasime juhiseid. Seal on palju pilte, aga kui võtame kohvi ja järgime samm-sammult, saame selle probleemideta poole tunniga kokku pandud. Montaaži enda jaoks piisab kruvikeerajast ja mutrivõtmest. Laua panime kokku ja nüüd vaatame, milles see erineb teistest ülemise freespingi laudadest. Esiteks on see selle suurus, kuna teistel laudadel on tavaliselt aluse suurus 60 × 40 cm. Siin on alus, mis on tegelikult alumiiniumist valuvorm koos juhtsoonega joonlaua jaoks, mõõtmetega 61 × 36 cm ja seda on võimalik igast küljest suurendada. Külgmiste lisapindadega, mis on metallist ja 21 cm, nii et lõpuks jõuame umbes 103 cm, mis on juba tõesti suur pind. Isegi kui ma freesin pikka detaili, ei kuku see maha, vaid püsib kindlalt laual ja kogu freesimine, eriti profiilpleki või materjali painutamine, on täpne. Nii et see on täpsuse küsimus, aga loomulikult ka ootuse küsimus. Teine asi, mis on selle laua juures kasulik, on freesi tööriista kate, mis tõuseb ainult siis, kui toon materjali freesi juurde. See tähendab, et mul pole võimalust tavalise töö käigus sinna kätt pista. Ja see tööala on määratletud pleksiklaasiga, millest ma mugavalt läbi näen. Seejärel freesi tolmuimeja töötab ja meil on loomulikult jälle puhas tööala. Hea freespink erineb halvast selle poolest, kui lihtsalt või raskelt saab selle joonlauda liigutada ja kui hästi see on reguleeritav. See tähendab, et kui me siin seadistame risti ja meil on piisavalt suur freespink, saame tegelikult lõpus teha ka väikseid tappe ja kokku panna väikese raami. Selle laua eeliseks on ka see, et see on veidi kõrgem kui teised lauad. See tähendab, et sinna saab panna suure võimsa freespingi ja me saame endale lubada oluliselt suuremaid ja keerulisemaid lõiketerasi. Sellise lauaga saame tegelikult luua profiile, laudiseid ja raame ning näiteks saame osta komplekti kassettuste jaoks ja teha ilusad uksed kööki. Freesi kinnitamine sellele lauale toimub läbi sablooni, kus eelnevalt puurime ja altpoolt kinnitame. Ja see on tegelikult nagu enamikul teistel laudadel. Jalgade külgmised avad on sellised, et saame hõlpsasti manipuleerida, pääseme freesi juurde, kuid tegelikult pole see eriti vajalik, sest sellel on integreeritud lüliti. See tähendab, et frees on sellesse sisse lülitatud. Seal on 2 pistikupesa, üks juhib freesi. Võime seda näidata. Lüliti on varustatud eurostandardiga koos nupuga, mis loomulikult saab välja lülitada ainult koputades, kui on mingi probleem või midagi ei õnnestu. Meil poleks võimalust seda kiiresti välja lülitada. Pärast tagumise joonlaua eemaldamist on freesile ligipääs selline, et saaksime vahetada ükskõik millise noa ehk panna suurema padruni ja kasutada suuremaid nuge ning loomulikult tööava siis tihendada reduktoritega. Juhul, kui peame töötama laagriga, see tähendab tugifreesiga, siis saame kõik laualt eemaldada ja materjali käsitseda, näiteks keerukamate väljalõigete või kurvide ümber. Kogu freesi funktsioon selles lauas muutub ja ülemisest freespingist saab tegelikult alumine, statsionaarne freesping nagu suurtes masinates. See võimaldab meil peenemat seadistust, keerukamate profiilide loomist, sest ülemise varrefreesiga töötades on toetusala tavaliselt pool tegelikust toetuspinnast, mis siin oluliselt muutub. Materjal võib täielikult pinnal lamada, kuid samal ajal kaotame ühe freesi, mis on kindlalt paigaldatud. Kui me teeme palju asju, siis on mõistlik soetada veel üks freespink, kui töötame pergola välilaua servi ja jätta üks freespink näiteks alles, kui teeme neid asju laual. Freesiga töötamine võib meile tegelikult ka raha säästa.
kuid kui me loome profileeritud liistu, saame valmistada peegliraami või dekoratiivseid laepaneele. Asjad, mis on kas mittestandardsed või üsna kallid,